vaatad esimest osa kolmeosalisest seeriast, kuidas käsitsi-voolverit valmistada ja esimeses videos ma jalutan teid läbi protsessi, mida peab teadma ja mida silmas pidama, kuidas sellisest klotsist jõuda siis krunditud ja valmis landikehani. Ja üritan teile töö käigus edasi anda oma tähelepanekud ja kogemused, mida ma olen õppinud. Nii, ja millest peaks üldse alustama siis ühe landi tegemist? No kui mingi idee peas mõlgub, mis kala püüdmiseks, kui suurt ja nii edasi lanti siis soovid teha, siis võiks alustada ikkagi sõna otseses mõttes puhta lehe pealt, et võtta mulle paber ja mingisugused joonestumisvahendid appi. Head asjad on kumeruste joonistamiseks sellised lekaalid vast kunstitarvete kauplustest või mõnest suuremast kontoritarvete kauplustest ehk leiab. Ja kui sa nüüd hakkad ühte lanti disainima, siis juba peaks vaimusilmas natuke ette nägema seda lõpp-produkti ja just silmas pidama näiteks kuhu kinnitada keel, kuidas, kas ta peaks hästi lendama või pigem on ta seal mingisugune järelvedamise lant. Et siis kõik sellised asjad on olulised, et palju seda landikeha siia näiteks ninasse jääma peaks, et seda keelt kinnitada saab. Ja sellised väiksed asjad. Soovitan alustada niimoodi seda asja, et tõmbad omale lehe peale mingisuguse portsu sirgeid jooni ette ja sa hakkad ümber selle landikeha joonistama. Et see on oluline sellepärast, et pärast siis hiljem lõikame kõhu alla landile soone ja sinna sisse liimime traadist skeleti, mille küljes on siis ka landi aasad. Ja ta peaks olema, keskosa peaks olema sirge ühe joone peal, sest põlvatsas on vastasel juhul teda keeruline teha lihtsalt. Ja kui sul on sirge joon ette tõmmatud, siis lihtsalt kas improviseerid siia enam-vähem mingisuguse kuju või kasutad siis ütleme näiteks mingeid lekaale või asju nende kumeruste andmisel, et see on siis puhas ütleme, puusalt tulistamine või kui on kindel siht ees, siis lihtsalt seda joonistad. No muidugi on alati võid esimesteks töödeks võtta malliks mingisuguse valmis landi juba. Aga seda ma ütlen, et üsna suure tõenäosusega sa ei saa seda mängu kunagi täpselt sama suuruseks, et masstoodangud on üldjuhul on ikka vormidest tulnud ja nendega on vähe teine teema. Ja ütleme, kui on sümboolselt mingisugused mustandid sul olemas, siis lõikada kääridega välja siit niimoodi, et natukene suurem ruut, et ära hakka teda täpselt välja lõikama ja siis liimi need kas siis natukene paksema, tugevama paberi peale või siis mõne õhukese elastse plastiku peale, et külgvaade võib olla ka siuke vähe jäigema materjali peale, aga just oluline on see pealtvaade, et see peaks jääma elastne, et pärast siis kui töö on sealmaal, et seda peale märkima saab, et siis näete, et ta peaks olema selline elastne, et saab mööda landi kuju teda painutada. Ja liimi need ära ja eks siis läheb meil edasi. Kui šabloonid on nüüd üks papi peal olemas, et siis nüüd on õige aeg lõigatada täpselt välja. Et mis paberi pealt enne välja lõikad omakorda pärast seda papi peal hakkad lõikama, et siis tõenäoliselt sa suudad selle kuju siin üsna ära plähmerdada, et mis siin ikka, lõikame välja ja siis juba järgmised protsessid.
nii, ja kui nüüd sabloonid on valmis, tasapisi tööga pihta hakata, aga siin tekib kohe küsimus, millest teha üldse lanti. No vast kõige üldlevinum on puit, aga samas kasutada ka erinevaid vahtusid ja plastikuid, küll nad peaksid olema üsna väikse erikaaluga ja ujuvusega. Ja mina siin konkreetsel juhul kasutan Abachi. See on väärispuu, täitsa leitav meil Eestis. Ja ta on heade omadustega selles suhtes, et ta on ka väikse erikaaluga. Ta on üsna hõlpsasti töödeldav, kuid samas tal on tugevus, ta ei murdu ja üldjuhul tal ei ole mingit pragusid. Ja ta ei ole väga kiuline, mis on ka käsitöö juures üks oluline asi, et väga kiulist puitu, näiteks mingid okaspuid, kuuskemändi on selles mõttes keeruline teha, et toorik kipub murduma. Ja siis ei jää muud üle, kui kanda see siia klotsi peal ära, et paneda siit ninast niimoodi tasa selle klotsi servaga ja joonistada see külgvaade siia peale ära. Muidugi võib kasutada näiteks haaba või kaske, äärmisel juhul ka leppa, aga lepp on juba üsna kõva käsitsi töötlemiseks ja noh, muidugi tehakse ka lante tammest ja Pärnast näiteks või siis Saarest, aga noh, see on pigem niisugune Jörgi teema, et need on üsna raskesti töödeldavad ja suure erikaaluga. Kui nüüd see kuju on siia peale kantud, siis tuleks see esimene robustne lõikamine ära teha ja ei soovita minna kohe väga täpseks joonte pealt, et üldiselt kui mingite saagide asjadega selliseid töid teha, siis nendega ei õnnestu nii väga täpselt need lõiked niikuinii, et sinna jõuab siis hiljem kas viilides või lihvides. Ja soovitan kogu seda protsessi teha või alustada üldse ilusa täisnurkse klotsiga. Ja sest et noh, töö käigus me eemaldame ka seda materjali või siis läheneme sellele viimasele kujule siin niimoodi ka täisnurga all. Et see siis tagab meile pärast võimalikult korrektse kuju landile ja võimalikult sümmeetrilise tulemuse, mis on siis jällegi väga oluline landi mängu juures, et teda üldse tööle saada. Nüüd, kui tükk on enam-vähem robustselt välja lõigatud, siis tuleks ta mööda neid jooni täpseks ajada. Võib seda teha siis raspeldades, viilides või noaga. Mina kasutan praegusel juhul selleks sellist kombineeritud lihvi.
nüüd siis kanna pealtvaade landile peale, tegelikult pane ta kõhu alla, see on hea just selleks, et selle järgi lõikame kohe ka siia landi sisse soone seda läbiva traadi jaoks. nii, ja kui kuju on ees, siis tuleb lõigata siis siit saba keskele ja siia nina keskele pikk lantisoon. Ja siis külgvaate suhtes peaks ta jääma siis poole landi peale. Ehk siis soon peaks jääma siit tagant mitte päris läbi lõigata niimoodi ja eest samamoodi, et landi otstest tuleks pärast traadiaasad välja. No ja käsitsi tehes on seda hea teha rauasaega ja soovitan alustada siit ninast keskelt, et tähtsam on, et saata landi eest saab siis keskele, et see väga mööda see asi läheb, siis on jälle keeruline lanti mängima saada, nagu woobleriga ikka, kõik peab ka kuradi täpne ja sümmeetriline ja tsentris olema, et ja siis tasapisi lähetage edasi. nii, soon on nüüd olemas, sai vist päris okei. Üsna hästi täpselt välja tulnud. Ja noh, siis jääb üle lant ära raspeldada. nii, ja kui seda raspeldada, siis ma soovitan pigem keerata siin kruustangide vahel seda tükki ja teha siis seda asja kogu aeg ühtepidi, sest et kui sa siin ütleme selle külje raspeldad nii ära ja siis teist külge siis siit poolt sedasi, siis sa kipud seda asja ilmselt üsna viltu tegema, et kogemused nii näitavad, et üsna raske on hoida seda ühel joonel. Kui sa seda ühtepidi kogu aeg teed, siis on vähemalt mingisugune ühtlus sellel asjal olemas, et pärast vähe lihtsam vigu parandada ja nii edasi. No ja kui seda raspeldatud osa siia vahele panna, siis selleks on hea kasutada kas siis mingid vineeritükke või sellist natuke paksemat pappi jällegi, et ei vajuta toorikule mingi väga suuri auke sisse. ja kui raspeldamised tehtud on, siis võib mingi väiksema viiliga või liivapaberiga siit külgedelt ebakõlasid ära likvideerida, et kui nüüd siit pikki lanti niimoodi vaadata ja sellised kahe raspeldamise ülemineku kohad, et need tõenäoliselt tahavad parandamist natuke.
hakkab vist looma, et muidugi pärast siin noaga lõigates ja lihvides saab ka vähe iga eelmise etapi vigu natuke parandada, aga noh, mida põhjalikum oled, seda parem. nii, ja kui nüüd landi üldine kuju on valmis, siis tuleb tooriku nurgad kumeraks saada. Ja noh, mina eelistan seda teha noaga, samas võib ka raspeldada, aga eelistan nuga sellepärast, et õnnestub kuidagi paremini, et tulemus jääb ilusam, kumeram, sümmeetrilisem jällegi. Ja kasutan selleks kipsinuga või siis teisisõnu paberinuga ja just sellepärast, et terasid on hea lihtne vahetada, ei maksa midagi ja kui siin mingisuguseid muude nugade puhul pead teritama ja mingi hooldama ja meeletu vaev ja neid ei õnnestu nii väga ideaalselt teravaks saada, et kipsinuga on jah selles suhtes lihtne, et murrad lihtsalt jupi otsast ära ja on nagu uus. Aga noh, muidugi peab hästi ettevaatlik olema, et omal sõrmed ikka otsa jäävad, et olen ka päris korralikult omale sisse lõiganud, et sellepärast on hea, kui näiteks kas mingi nahkkindla pöidla või siis kas või kuradi piisab sellest, kui näiteks mingi teipi või midagi siin pöidla peal tõmmata, et pöial alles jääks. Ja noaga neid selliseid asju tehes siis peaks lähenema asjale nagu tasapisi, et ära ürita mingit meeletult suuri tükke korraga maha võtta, et siis kipub nagu ära lõhkuma seda lanti. Ja noh, kui noaga neid nurkasi võtta, siis peaks hoidma nuga selle nurga suhtes risti siin ja noh, teed esimese korra ära enam-vähem, et ei pea nii väga kumeraks kohe ajama seda asja, et lihvides ja krundi mitu kihti ja kõik need asjad, et need annavad seda ka samamoodi seda kumerust juurde. Et teed esimese tuuri ära siin sellega ja siis peale neid esimesi lõikamisi tekkinud nurgad siis lõikad ka veel omakorda maha, et nagu need nagu noaga ikka poolimised käivad. Loodan, et tööõpetuse tunnis ikka olete üht-teist kunagi meelde jätnud. Ega siin muud ooperit ei ole. Ja kui mõõgavõitlus läbi on, siis tuleks läinud ära lihvida. Esimese lihvi vast võiks mingisuguse 120, 150 panna, et oleneb jälle, kui kõva puit on. Ja siis järgmise viimase siis juba natuke peenemaga. Ja praegu on ka jälle võimalik siis seda landi kuju natuke muuta selle lihvimisega, et vaatad, jälgid pikki lanti siit niimoodi teda, et ühe koha peal oleks siis, ühel kaugusel ütleme, oleks siis küljed ühesugused, et hea on seda niimoodi vaadata, et liigutad, et jälgi nagu just risti nagu ühte joont, et ära ürita nagu kogu lanti vast vaadata või mida, keeruline seletada, mida ma mõtlen, aga küll aru saate. Lihvimise ajal pöörades niimoodi kogu aeg lanti sõrmede vahel, et ära nagu ühte kohta pikalt lased, kogu aeg liigutada teda tasapisi vastavalt siis kumerustele, et seda siis on hea tulemuseni. Kui nüüd lihvimised tehtud on ja paistab kõik tipp-topp, et enam siin väga midagi tolmutama ei pea, siis ideaalne oleks, kui saaks toorikuga ära immutada. Mina immutan oma lantide toorikuid ja sellepärast, et see peatab igasuguse
protsessid siin selle puidu sees, et kui juhtumisi mingisugune, ma ei tea, mingi seenhallitus või mingi mädanik või midagi siia on sattunud, et siis ei ole seda ohtu, et mõne aja möödudes lant lihtsalt oma värvi seljast ära viskab või tekib mingisugune õhk sinna värvi alla, et kasutan jällegi Kaporoli toodangut ja lõhnatu vesi baasil järjekordselt. Nüüd rahulikult sisse pista, seda siin sees liigutada ja kuskile mingi resti või mingi sellise asja peale teda saada kuivama panna, et ja oleks, kui ta jälle mingisugune 12 tundi vähemalt saaks olla soojas ja kuivas kohas. Ja no muidugi nende kuivatamistega on ka alati nii, et ei tasu väga kuuma kätte panna, et nii krundi kui siin nende immutamistega. Ja nüüd siis tuleb traadist skelett sisse teha landile. Joonistasin sinna näiteks ette siukse kergelt illustreeriva pildi ka, et triibuline osa siis kujutab seda sälku, mis landi sees on ja milline see asi siin sees pärast välja nägema hakkab, et soovitan jäika traati ja oleks kui roostevaba muidugi ja noh, ütleme sellises suuruses augilandil ta võiks olla, ütleme niisugune 0,8–0,7 millimeetrist kuni 1 millimeetrine või natukene peale, siis et sellises vahemikus on ta okei. Ja siis tuleks ta väänata selle pildi järgi valmis ja proovid vahepeal teda siia landi kehasse ja noh, mul on ikka korralikult jäikse traat, et ütleme, seda on juba päris keeruline painutada ka, et päris hea. Ja kui nüüd seda siia sisse teha seda traati, siis peaks jälgima siin seda ka, et arvestama, mis suuruses konksud külge tulevad, et need landiga proportsioonis on, et nad omavahel kokku ei ulata ja et see kõhualune aas siis liiga ees ei oleks ka, et kui siia nüüd edaspidi keel ette liimida, et siis konksuservad või need aasad ei saaks keele taha kinni jääda. See jääb muud üle kui ainult kokku liimida. Mina kasutan tavalist puiduliimi, veekindlat
ja seda võiks siia ikka omajagu siia pilusse panna, et hea on kasutada sellist väikest mingisugust pudelit ja mis iganes asi see on. Tavaliselt tõmban siia siuke 2 korda soone sisse, siis veel traadiga ajan ta siia põhja ilusti niimoodi. Isegi veel panna liimi, kui tundub, et jäi väheks. Nii, nüüd tuleks siis see skelett siia sisse panna. Et õiget pidi ka saab ikka, jah. Nagu ikka, siit aasa juurest kipub teda lahinal välja tulema, kui seda sisse paned, aga hajutada teda siia vähe mujale laiali. Nii, siis ma tõmban tavaliselt ka veel seda liimi siia. Korralikult asi kinni jääb. Siiamaani veel pole ükski lahti tulnud. Ja hea asi, mida siia kasutada on kuramuse kohvi segamise pulgad puidust. Et üldiselt need on rauasailehe jaoks täpselt paraja paksusega selle soone jaoks siia. Suruta korralikult siia sisse. Pigist täitsa lõpuni välja lükkad, et mingid õhuvahesid landi sisse ei jää. No ja kui ta on kokku liimitud, siis võiks noaga üleliigse kohe ära tõmmata, pärast on jälle vähe lihtsam. Nüüd kui lant on kuiv ilusti, siis tuleks siis noaga see välja ulatuv osast ilusti ära lõigata, et ettevaatlikult siia landi kehasse väga sisse ei lähe. Ja samal ajal võib ka seda üleliigset liimi siit servade pealt natuke ära kraapida, kui seda on läinud. Et see liim siin all võib hakata segama vähe pärast lihvimist, et liimi on väga keeruline lihvida, ta hakkab liivapaberit mätsima. Nii, ja nüüd siis tuleks kõhu alt lant ära pahteldada ja selleks soovitan mingisugust kõvendiga 2-komponentset pahtlit, sest et esiteks ta taheneb kiiresti, teiseks need igasugused puidu peenpahtlid, asjad, need kahanevad nii meeletult palju, et üldjuhul peab nendega mingi 2-3 laksu pahteldama sellises sügavamaid auke. No ja siin liivi kuivamisest niikuinii see liiv kahaneb ja jäävad sellised augud ja praegu on õige aeg siis ka mujal landi kehal mingisugused defektid või augud ära paraneda, mis siin selle tooriku tegemise käigus siis võisid sattuda siia. Et seda pahtlit ei ole üldse palju vaja, alguses kipud ikka mingit meeletut portse tegema, ta läheb üsna kiiresti käest ära ka. Et see peaks siis mingisugune, kui ma eksis, kas mingi 20 minutiga ära kõvastuma.
no sama lugu on kõvendiga, et olenevalt pahtlist, et antud pahtlid, mis mul on, sellel läheb ainult 2% seda kõvendit siia vaja. Ehk see on siis väike täpp ainult siia. Segad selle korralikult läbi, nagu ikka, igasuguse kahekomponentse asjaga. Nii, siis kannad selle sama pulgaga teda siia veits peale. Vähe sunnid teda siia vahedesse ka minema. Nii, ja siia aasa auku on hea teda teravama asjaga panna, näiteks noa otsaga. Et siia aasa vahele kipub ka jääma ikka siukene sügav auk. Kokku liimines on küll liimi ilusti täis, aga jällegi kahaneb. Silutasid enam-vähem kohe ära, et pärast lihvimisega on natuke vähem tööd siis. Sest et need sellised kõvendiga pahtlid üldjuhul ikka lähevad päris tahkeks. Raske tööle. Nii. Aga jällegi kuivama ja siis saab ära lihvida. No nii vist on hea. Praegu on veel paras aeg enne krunti võib-olla lant üle vaadata, et ikka asi oleks enam-vähem sümmeetriline, küljed võrdsed. Et seda ma ei väsi kordamast, et nii peab olema. Vastasel juhul ei saa seda mängu pärast paika, et suure töö ära teinud, aga ei saa mängima lanti. Nüüd siis kruntimine. Hea asi, mida mina kasutan, on Kaparoli Warlock. Seda leiab näiteks Espakis, ma olen näinud teda siis Decoras, muidugi Mustamäel Kaparoli profikeskuses on. Ta ei ole kõige odavam, see selline 2,5 liitrine potsik, kui ma õigesti mäletan, see äkki oli midagi 30 € kanti. Aga noh, ta on väärt oma hinda. Ta on küllaltki paks, katab hästi, kuivab kiiresti. Ta on veega lahustatav ja no, igatahes mina olen igatepidi sellega rahul. Kui ostad siukse suurema potsiku, siis ma soovitan panna ta sellisesse purki, et sa siis kogu aeg tihti ei pea seda suurt potsikut avama, et no ei ole hea, kui ta nii tihti õhku saab. Et siia saad aeg-ajalt juurde valada, vajadusel lahjendada. Ta on küll üsna tökat sellisel kujul, nagu ta poest tuleb, et mina lahjendan teda destilleeritud veega. Üldiselt ostes, ütleme, valangi selle potsiku nii palju täis ja ääreni, kui palju siin üleval ruuminud, et destilleeritud vett, segad korralikult läbi, sakutad, raputad. Ja nii ta on. Siis, mis seal ikka, kaan maha ja soovitan teha traadist sellised asad mõlemal pool. Et hea on, kui ta saab vabalt rippuda kuivades või vähemalt selle aja, kui see esialgne üleliigne maha voolab, et siis ta jaotub ühtlaselt. Muidugi kui värvi segada asju, tekib siia sisse mulje ka. Et kohe näitan, kuidas nendest lahti saab. Nii. Siin on näha ka, et on ikka üsna paks, et tuleb siukse paraja niidina. Ma ei tea, kui hästi videos muidugi näha on. Ja suurem õhumullid saab ära siukse kuumaõhupüstoliga. Lased siia mullid peale. Kergelt üle landi.
väga hoogu ei tasu minna. nii ja siis riputate siukse konksuga kuivama ära. Võiks ta saada siuke rahulikult vast mingi öö otsa ära olla, mingisugune 12 tundi. ja siis teine kiht samamoodi, aga teistpidi riputades siis ja ongi kogu muusika. Vabalt rippu ära ja oodata siis kuivamist, et saaks järgmise kihi panna. no ja kui lant on saanud rahulikult nüüd ära kuivada, siis tuleks aasad ära puhastada ja siis järgmisena ma juba näitan, kuidas kontrollida ja sättida landi tasakaalu. kui nüüd landikeha on valmis, siis tuleks talle rõngad ja konksud külge panna ja proovida, kuidas ta vees ulbib. et see on iga landi mudeli väljatöötamise juures oluline asi, et kaalujaotused ja asjad paikadel saaksid, et muidu ta vastasel juhul jällegi ei mängi, nagu woobleriga ikka. nii ja tegin siia landi peale väikse spikri, kuidas asi peaks siis välja nägema. et joonistasin siia kesktelje ja jagasin landi siis aasa järgi 2, et ideaalne variant oleks see, kui augilandil oleks sabaosa raskem. ütleme, nagu siin näha on, siis 60-40% see kaalujaotus. esiteks sellepärast, et siis ta lendab hästi saba ees, et ta ei hakka külge ette viskama ja sassi minema. ja teiseks on see, et üldjuhul ikka augi püüdes kasutatakse trossi või midagi, et see on ka jälle lisaraskus landi ninas, et lant ei hakkaks siis vajuma nina ees või ei oleks see asi paigast ära. ja siis tuleks lihtsalt proovida ujutada teda esialgu ilma igasuguste raskusteta. et siin on nüüd näha, et kaalujaotus on iseenesest on paigas juba ilma lisaraskuseta, aga hea näide on ka kohe käest võtta. ta hoiab ennast viltu ees. et siin ikkagi ninas on niivõrd palju puitu, et ta kipub ennast küliti pöörama. ja tuleks lisada siia raskust. ja ilmselt tahaks ta saada üsna sellele aasa lähedale, et see jaotus siis paigast ära ei läheks. ja hea lihtne meetod proovida seda, kuhu ja enam-vähem palju raskust vaja läheb, on panna siukse teibiribaga tinaplönn siia landi alla ja siis lihtsalt katsetada, proovida. nii, ja juba on palju parem. ongi näha, et lant hoiab ilusti otse ennast. ja noh, ega see keele ette liimimine erilist raskust talle ei lisa, sest üldiselt need plastikud ei ole veest väga meeletult raskemad. ja praegusel juhul ma panin siia 1,25 grammi raske plönni. ja paistab, et see on täitsa paras. noh, arvesse peab võtma ka muidugi seda, et sa puurid natukene seda puitu vähemaks, et 1 kuni 1,2 grammi oleks päris hea vahemik. no ja kui nüüd selle lisaballasti jaoks on koht märgitud, siis tuleks puurida auk siia sisse selle raskuse jaoks ja praegusel juhul mul sobib 6 puur täpselt selle vastavalt plönni suurusele, et ja kui piisavalt sügav auk on siin olemas nüüd, et see lisaraskus siia sisse ilusti ära mahub, siis tuleks ta siia ära liimida ja kinni pahteldada ja järgmistel lantidel siis juba
töö käigus see asi siin ära teha koos traadi liimimisega. Et siis jääb üks pahteldumine, üks kruntimine ja nii ongi, et tavaliselt ma sellise esimese landi jätangi alles, nii nagu ta praegu siin on, et mingi aja möödudes ma tean ja mäletan, kuidas see asi täpselt pidi olema, et võib-olla kirjutad ka siia peale siis näiteks palju siia raskust sisse läks. Ja muidugi see raskust, palju teda siia läheb, oleneb sellest ka, et mis traati sa kasutad ja mis liimi ja palju sa pahtlit siia alla paned ja olenevalt puidust ka muidugi, et see on kõik proovimise asi. Ja kui tahad lanti uppuvaks saada, siis on põhimõte täpselt sama sellel teibiga proovida neid raskusid, et siis tõenäoliselt pead ka siia sabasse mingi lisaballasti panema ja siis võib-olla siia natuke rohkem seda raskust panema, et kui ta upuks, siis ta võiks ka kas siis pigem natukene saba all vajuda või siis paralleelselt, et uppuval landil juba võiks nagu natukene eespool see kaalujaotus olla, aga jällegi, kui kasutad trosse ja asju ka, et siis peab seda arvestama, et ninasse tuleb lisaraskust, et üldjuhul see 60-40% kaalujaotus on selline lollikindel asi augilantidel, et just tagab hea lendamise ka talle. Aga praeguseks vast kõik, järgmises videos juba räägin teile viimistlusest, püstolitest, värvidest, lakkidest ja kuidas landile efektset välimust, mustreid anda. Ja siis kolmandas osas lähme vast mängu juurde, et erinevad keelekujud, nurgad, asendid ja teen näiteks teile siin erinevaid variante.